Meil on traditsiooniks saanud valida aasta õpetajat ja igal õppeaastal on meie majas valitud ka Harjumaa aasta õpetaja Evelin Kristin. Kui ma mõtlesin, millest rääkida õpetajate päeva aktusel, sest on räägitud ju väga paljudest asjadest. Aastate jooksul peaks olema 27. õpetajate päeva aktus vähemalt minul. Siis ma panin selle jutu pealkirjaks, kuidas toetada õpetaja õnnetunnet. Ehk alapealkiri mina koolis ja kool minus. Ja nii ta siis nüüd kõlab. Mäletan oma kooli aega üsnagi selgelt, kuigi sellest on möödunud peaaegu 44 aastat. Meenuvad klassikaaslased ja erinevad õpetajad, kelle nõudlikkus ja ka selle vajalikkus selgusid alles aastate möödudes. Ehk on inimene nooruses õnnelikum, kui ta oskab sellele tähelepanu pöörata. Alles hiljem aastate möödudes mõtled, et õnn on ehk hea tervis ja halb mälu. Kuidas siis ikkagi toetada meie kõigi õnnetunnet, sest kui sa oled kindel, et sul praegu kohe ja siin samas ei ole üldse õnne, siis ei ole sul seda ka mujal ja ka tulevikus. Jean-Jacques Rousseau on oma üksildase uitaja mõtisklustes kirjutanud. Tõelise õnne allikas asub meil enestes ja inimeste võimuses pole teha õnnetuks seda, kes ise tahab õnnelik olla. Tihti on väga raske õnne ära tunda. Õnn on enamasti tagantjärele tuntav, nagu ka noorus, tervis või ka mõnikord armastus. Aga milles seisneb õnn koolis? Sellised 6 postulaati. Esiteks, kindlasti loob koolis võimaluse olla õnnelik sõltumatus. See tähendab julgust teha asju teistmoodi ja teadmine, et teised ka seda mõistavad. Võimalikult avarate piiride pakkumine, see tähendab vabad käed ehk võimalus teha täpselt neid asju, mida ma tahan. Võimalus tutvuda parimate praktikute ja nende tehtuga. Ja ei saa jätta märkimata filosoof Epikuurose öeldut. Iga arukas inimene püüdleb elus 2 asja poole, vabaduse ja õnne poole. Neid ei saa kunagi teineteisest lahutada, kui pole vabadust, pole ka õnne. Kui pole õnne, pole ka vabadust. Ja olen kogenud aastate vältel ka seda, ja mida rohkem on koolis vabadust, võimalust ise otsustada, seda tulemuslikum on koolitöö. Teisena pakuksin tunnetatud võimekuse põhimõtet. Mida keerukamad on ülesanded, seda suurem on rõõm saavutatust või saavutustest. Siinkohal ei tohi me ära unustada tunnustust. Tunnustamine on ju täna avaldus õigesti tehtud teo eest. Ka meie koolimajas on kasutusel tunnustuse erinevad vormid, olgu selleks siis ühised väljasõidud, pidulikud õhtusöögid või aunimetustega pärjamine. Tunnustus tõstab meie kõigi teotahet ja soovi leida elust uusi tõdesid ja ideaale ja paneb tõsisemalt mõtlema tegeliku elu olemuse üle. Ja me ka jätkame sellel teel. Kolmandana, positiivsed ja üksteist toetavad suhted kollektiivis. See tähendab, olgu meil rohkem ühistegevusi,
rohkem seltsielu, rohkem ühiseid koolitusi, sest püsiva naudingu tagab üksnes seesmine meelerahu, hea tervis, vaikne ja ka rahulik elu koos kaaslastega. 4. pean oluliseks elu sihti. Pean oluliseks oma töö mõtestamist. Jälle ei saa ütlemata jätta Platoni sõnu. Igal töötegijal peab silmad ees ja mõtetes olema selge siht, missugust tööd teha ja kuidas seda teha, et teha tööd hästi, et töö tulemus oleks väärtuslik. Olles valinud õpetaja elukutse, oleme me uhked selle üle ja kindlasti oleme uhked oma kooli, oma kolleegide ja õpilaste üle. Hugo Treffnerit tsiteerides: inimese teevad elus tugevaks austusväärsus, töökus ja tarkus. Õnnetunnet aitab alati suurendada kodu, pere ja kooli ühtsus sõnades, tegudes ja mõtetes, särasilmis, pühendumus ja ka kirg. 5. olen märkinud inimlik areng. Arenema läbi erinevate ülesannete, väljakutsete ja koolituste ja jälle märgin Sokratese poolt öeldud: tunne hästi iseennast, siis tunned hästi ka teisi inimesi ja kordan ka Hiina filosoofi Lao Tzu sõnu: maailma parimad inimesed on need, kes käivad oma eluteed südamega, ausalt ja rahulolevalt. Mõistan väga hästi ja tõesti mõistan väga hästi sisemist põlemist ja kirge, soovi tajuda muutusi juba täna ja sellele kaasa aidata. Oluliseks pean ka enda nägemist oma õpilastes. Selle nägemine, et ka mina olen andnud osakese selle maa, selle uue maailma, uue mikromaailma kujunemisse. Ja 6. enese aktsepteerimine. Õpetaja tegelikult õpetab ju iseennast. Ja igal õpetajal peaks olema mingi kiiks. Ma ütleksin suisa niimoodi, et kiiks on kohustuslik. Värvikad õpetajad mäletatakse aastate pärast suure soojusega ja ka siis, kui tema aine on ammu unustatud. Loogem lugusid oma koolist, mõelgem neid kas või välja, kandkem neid edasi põlvest põlve. Need 6 peegeldust on ja olid sammud, mis aitavad minu arvates meil jääda ehk iseendaks, tunda end natukene õnnelikumana ja mitte kogeda kaotuse kibedus võidujooksus ajaga, kas mina või aeg. Ole ja julge olla maasool ka keerulistel ajahetkedel ja lõpetuseks ilusat õpetajate päeva kõigile. Aitäh! Järgmiseks kuulete laulu Kõik on hästi. Kõik on muutunud ja ma olen suureks ilmuks selja taga päevad, kui ei saanud aru, kuhu kadus perese kitlus. Nüüd on ainult armastus, ei ühtki liitrimuu ja mis veel juhtub siis, kui miks teib leiti nii. Kõik on hästi, mind ei häiri, mida sa arvad, astu nõue päikese elab üle Soome lahe lõuna kalda. Viskeid kudulu, isegi mitte need, kes ütlesid udu, ei teadnud, kes olen, ei tundnud minu lugu. Teen mida tahan, alati on tõsi taga, mul muusika ja sõbrad tagaplaanil paistab raha. Viimased pool aastat pole miski olnud sama, muutused on siit, sima lavana, maga maha, hulluks lähen laval, nad vaatavad mind kui bossi. Laivid, kauneid laivisi, hommik värkan alas, iga trigoru lossis, Evelin naeratab ja Toomas viskab haid palli. Tegin ära kõik, mis ma tahtsin, mitte miski ei piina mind. Kõik on hästi, kõik on hästi. Tegin ära kõik, mis ma tahtsin,
esimesena kuulame kõne meie kooli uue direktori ja õppealajuhataja Stefani Kendi poolt. Nüüd meie presentatsiooni nimi on muudatused ja esimese asjana ma tahaks puudutada tegelikult kooli eelarvet. Tähendab, eelarvega on nagu ta on ja ega ma väga konkreetsetest numbritest rääkida ei tahakski. Küll aga võib öelda, et raha ei ole kunagi ülearu ning me pidasime vajalikuks ikkagi kuskilt neid kulusid kokku hoida. Nüüd, kuna me teame, et õpilastele hirmsasti meeldib supp, siis tegelikult me tulime õpilastele vastu ja me kaotasime praed koolimenüüst üldse ära. Ja me hakkame pakkuma nüüd edaspidi 5 korda nädalas suppi. Teine valdkond, kus saaks kulusid kärpida, oleks koolihaldus. See oli nüüd tegelikult õppealajuhataja idee ja kvaliteet maksab ning Karmi Rummi initsiatiivil siis otsustasime tegelikult järgmiseks aastaks kogu koolihalduse personali koondada. Nüüd tema visioon nägi ette, et kooli hakkaksid koristama õpilased ise, seda talgu korras ja igapäevaselt siis ja vahetult peale tunde. Ta arvas, et sellega läheb 2-3 tundi peale kooli siis ja sellega tegelikult, mis mullegi meeldis selle asja juures, et me lahendaks sellega suure probleemi, milleks on siis pikapäevarühma tegevusetus. Nüüd, kui te olete hästi tähele pannud, siis ma ei ole tegelikult siin laval üksi. Minu kõrval ongi minu parem käsi, võib öelda, et koolipere ema, paljude inimeste iidol, lugupeetud õppealajuhataja Karmi Rumm, kes tegelikult soovib rääkida mingisugusest teemast, millega mina veel kursis ei ole ja mis jahmatab meid kõiki. Palun, Karmi. Aitäh sulle, Jaan, nende ilusate sõnade eest ja tere käid siin. Jah, ma eile kodus veel mõtlesin hirmuga, et kas ma julgen selle nii uue teemaga siin üldse lagedale tulla. Ja vihjeks nii palju, et see puudutab eelkõige teie jalgu. Teemaks on vahetusjalad. Ja nüüdsest siis sellest aastast alates kohustuslikud ka õpetajatel. Kui eelmistel aastastel siin mõned prestiižikamad õpetajad võisid käia vahetusjalanõusid kaasas kandmata ilusti kooli sisse enda klassiruumi, siis enam see nii jätkuda ei saa. Juhtkond võttis siis nõuks, et Reinu kabinetist hakkab saama 1 euro eest kile susse. Raha siis läheks kooli eelarvesse. Ja vasakpoolsel pildil on siis, see on üsna värske pilt, siin on näha jalanõud, mis me saime kätte Marrakatilt üle-üleile. Ja paremal pool on siis pilt meie tulevikust, kuhu me pürgime. Aitäh, võrrata ülevaade. Järgmine teema, mida me tahaksime puudutab eelkõige raha. Täpsemalt õpetajate palkasid. Nüüd palkade üle tegelikult ju nurisetakse ja diskuteeritakse ju igapäevaselt ja mis on salata, aga mina ei ole enda palgaga rahul. Nüüd koostöös tööõpetusõpetajaga ja elektroonikaõpetajaga töötasime välja sellise tagasisidepuldi. Nüüd see siin pildi peal on prototüüp, tegelikult lisanduks siia veel Saue kooli sümboolika ja töötama hakkab see süsteem siis nii, et koolitunni lõppedes iga õpilane jalutab sellest puldist mööda. Ta saab vajutada ühte neist 3 nopust ja kui ta vajutab siis naerunägu, siis tegelikult õpetaja palk automaatselt kohe tõuseb. Kui ta vajutab kurva nägu, siis palk kahjuks langeb, aga meie poolt seda ilmselt ei juhtu. Palun, Karmi. Nagu on öeldud, siis unista suurelt järgmiseks teemaks ongi meie ambitsioonid ja 2014. aastaks võiks Saue gümnaasiumis vabalt käia umbes 2500 õpilast.
meil on juba huvilisi Sarkust, Keilast, Kernust ja mujalt ja kindlasti te mõtlete, et me ei mahu siia ära, aga ruumiprobleem on juhtkonnal juba lahendatud. Te olete kindlasti käinud 3. korrusel. Ja te olete näinud neid klassiruumi, jah? Tähendab, juhtkond võttis nõuks, et me läheme nendega lõpugi välja. Me saame teha koridoride kitsamad osad klassiruumideks, kõrval trepikojad, kindlasti foajee ja puhvet. Ja saaks klassiruume teha ka välja, mis on paremad pildid näha. No siia kooli ette läheks oma 10 tükki söökla taha ja staadionile saaks ka neid panna. Ja vasakpoolsel pildil on näha täpsemalt algkoolide klassid. Need on natuke väiksemad. Nende plussiks on kindlasti mobiilsus ja kompaktsus. Õpetajad saavad enda äranägemise järgi neid siis liigutada ja kaasa võtta, kui on vaja. Ja nende pluss on veel see, et neid saab ka lae alla rühmutada. Ja ära saaks mainimata jätta kindlasti ka meie kooli maneesi. Siin me oleme planeerinud siis kuskil klassiruumid 600 või 700 õpilased. Ja ma ütleks, et manees on Saue kooli tulevik. Nüüd spordist ka. Nagu kõik teavad, oleme me Harjumaa parim spordikool, aga nii hakkamist täis, nagu me oleme, tegelikult sellest meil ei piisa. Nüüd me oleme seadnud omale eesmärgiks 2014 aastal tõusta maailma parimaks spordikooliks. Kindlasti esimese asjana tundub see uskumatuna näiv eesmärk, aga me arvame, et me oleme juhtkonnaga leidnud lahenduse, kuidas tegelikult sinnani jõuda. Nimelt hakkaksime me järgmisest aastast õpilastele manustama vitamiine. Nimelt koostöös kooliarsti ja keemiaõpetajaga valmistasime me siis eraldi nii pikaajalise toimega vitamiinid, mida me hakkaks kasutama siis kehalise kasvatuse tundides, kui ka eraldi võistlusvitamiinid, mis siis lühiajaliselt parandavad õpilaste sportlikke tulemusi ja nende resultaate, ühesõnaga, et nad ajutiselt jooksevad kiiremini ja hüppavad kõrgemalt. Nüüd õpilastel samas ei tasu ka arvata, et me hakkame midagi nende pealt katsetama, sest tegelikult see kõik on juba oma ala spetsialistide poolt järele proovitud ja nad on tõesti nimekad mehed, kes on ära proovinud. Esimene mees Lance Armstrong, kes on tegelikult väga kõva rattasõitja, on võitnud 7 korral Tour de France'i. Teine mees on Soome kuulus suusataja Miguel Müllüle, kelle karjäär sai ootamatu lõpu 2001. aastal. Siis kolmandaks on meil, ei olegi nimi, vaid on selline rühm pandud ja nad on Norra suusatajad. Nemad on ju kõvad iganemisele. Siis neljandana vitamiinidega jõudis ka alustada meie oma mees Andrus, aga see proovimise lugu on muidugi üsna segane. Aga kuna meile meeldib sport ja juhtkonnale meeldib sport, siis tegelikult siinkohal olekski paslik praegustele muudatustele joon alla tõmmata ja öelda, et see oli lihtsalt väike osa meie tulevikuplaanidest. Kui me räägiks kogu oma plaanidest, siis see ühte presentatsiooni tegelikult ära ei mahukski. Ja lohutame teid, et suurem osa muudatusi on alles ees, ärge rutake kuhugi ja aitäh kuulamast ja ilusat õpetajate päeva kõigile. Järgmisena näeme videot 12. klassi poolt. Käib jah? Tere! Tänapäeval kiire elutempo juures tuleb meil ette igasugune probleem. Näiteks nagu lekkimine. Tänapäeval võib meil kõik lekkida. Bensiin võib lekkida, torud võivad lekkida, nafta võib lekkida, isegi info võib lekkida. Nagu targad mehed on öelnud, ei ole halba ilma heata. Meie olemegi kokku noppinud kõik lekkevideod ja pannud need kokku ühte saatesse. Meeldivat vaatamist.
iganes sulle abikaarderik. Kui ma oleks direktor, ma ei vaevuks üldse vastama, kodutööd siis kaotaks ja palgad paneks kasvama, kooli pere kasvab ning juurde tuleb ruumi. Kuidas on see võimalik, ma lähen kohe uurin. Suhe. Punkt 6, iga õpetaja keskmine olgu 96, igasugune puhkus lõputult veni, kuni kätte jõuab refrään ja 3, 4. Kas te teate, mida suudame? Varsti oleme miljonäärid. Lihtsalt olime juhiks kooli, oleks nüüd siin teistmoodi. Direktorid kuningatoolil, meie palgal meie soovil. Me võime paistama albed, aga koolis oleks halvem. Kui me juhiks kooli, oleks kõik siin teistmoodi. Ja mul on tunne, et keegi vajub sulle. Kui ma juhiks kooli, oleks kõigil kullast ümber. Tean kindlalt, et me püsiks pinnal, lapsed ei tahaks koolist koju minna. Kamber, miks nii range, keskmine hinne meil nii hullange. Busside asemel limusiinid ja me eelarve suurem kui Eesti riigid. Kas te teate, mida suudame? Varsti oleme miljonäärid, lihtsalt olime juhiks kooli, oleks kõik siin teistmoodi. Direktorid kuningatoolil, meie palgal meie soovil. Me võime paistama albed, aga koolis oleks halvem. Kui me juhiks kooli, oleks kõik siin teistmoodi. Laineid lõõme lapsed õpiks ka öösel, me paneks koolipiipi ka lõpuks korralikult tööle. Tegutseme tava-alalt, mis seal salata, kooli akvaariumisse paneksime kalad ka. Maneesi muudame suureks peosaaliks ja niimoodi on mõnus. Me töö poleks tõhus, aga sõnum meiega on alati lõpus. Kooli oleks kõik siin teistmoodi. Direktorid kuningatoolil, meie palgal meie soovil. Me võime paistama albed, aga koolis oleks halvem. Kui me juhiks kooli, oleks kõik siin teistmoodi. Oleks kõik teistmoodi. Kui me juhiks kooli. Меня зовут Петр. Мне 15 лет. Я живу в Сауэ на улице Коннице. У меня 2 сестры. Я хочу стать пастором. Siin sai sinu juurde. Nii päeva, mis teema sa said? Трудный. Здравствуйте. Мой другой это очень красивый. Другой Ивар. Живу в Коннице. В улице Коннице. И я живу
üle kuulata Mart Tamme. Lähtuvalt toimikus 5-8-4 esitatud süüdistusele. No kuulge, tunnistage üles. Te olete autode kohata levitanud privaatseid faile. Ma ei saa sellega päriselt nõus olla. No millega te siis saate nõus olla? Nimi Mart Tamme. Jah, sellega ma saan. Kõrgelt saavutanud naasud õpetajad. Jah. Aadressi Nurme 109 asub klassiruumi number 205 valdaja. No ma pigem ikkagi töötan seal, sest valdab seda siiski kool. Sellest klassist käib läbi üle 200 inimest. Selles klassis käib 100 inimest, mitte 200. Niisiis, te praegu tunnistate, et selles klassiruumis käib päevas läbi palju õpilasi. Mitte päevas, vaid pigem õppenädala jooksul. Ja kuidas näeb välja teie õppenädal? No kui on esmaspäevast reedeni, siis ju ongi. Kuulge, te õpetate kõiki gümnaasiumi klasse ja nende 147 õpilasi. Kas te tõesti tahate teile praegu väita, et mitte keegi ei kasutanud neid materjali? Jah või ei? No kui keegi laadis need omale alla, aga arvutiga juhtus midagi või... Kuulge, enne hämame! Hämage ausõna. Aga äkki jälle vaatame järgi? See ei ole nii hea mõte, sest et klassis võivad olla koristajad, kellel on töö pooleli. Teate, meil on töö pooleli. Meil on töö pooleli. No see on üsna otsitud analoog, sest tegelikult töö võib olla pooleli või igal ühe algassida peale. Selle kõrval, mida me midagi tegema hakkame, seda linnateater on härja ilma. Seda sena on kõva, tegijad on kõva, pulli saab, pihtima saab, rahvale raudselt meeldib. Ja kes sa veel mängima hakkavad? Tähendab, me oleme siin rääkinud paljudega Vaidrega ja Matsuga ja nii edasi ja nii tagasi ja no põhimõtteliselt väga positiivne, väga huvitatud, väga huvitatud. Kuule. Äkki viskad nimekaartlistuskirja peaks? Peret teoks mu vaadamist. Ühesõnaga, sa tahad, et ma mängiks ühte õpilastest? Jaa, tähendab, me mõtlesime, et sa oled puu. Läbiproll, kogu aeg tegevuses, põhimees. Väga palju ei räägi, on ju, kuulab seal, sahiseb aeg-ajalt ja nii edasi. Ja no kostüümi ka olemas, sest no see on päris tüümi. Kus see on? Aulas toimub tegevus? Just, Tiivalähe gümnaasiumi aulas. No ma ei tea, see on ikka natuke imelik. Okei, no mina sellist enam ei tea, ma tean seda põnev. Räägime tahtust ka. Okei, tähendab, noh, rahadega on nii, et ega siin midagi väga priisata ei ole. See on ikkagi väga seda projekt ja eelarve on, aga tähendab, mul on sulle selle kahjuks palju parem pakkumine. Ma ei hakkaks mingite rahadega üldse siin nagu järgmine panema. Ma paneks sulle kirjandusse viidu. Mida, just täpselt mida. See ei ole mitte niisama viis, see on arvestuslik viis. Kus selle seda? Mine. Seisib paremaks ja nii edasi, nii tagasi. Saunust aastal minna vaja. Ühesõnaga, sa tahad, et ma mängiksin sinu kevade puhul puud ja sa paned mulle selle eest arvestuslikku viia. Kevad paned, just, kõva. Esiteks, mul on juba kirjanduses kõik viiad. Ja teiseks, ma ei taha mingit viite. Ma tahan oma töö eest raha saada. Ja ma ei taha mingit puud mängida. Okei. Nüüd on küll taha. Mis need viid? Siin on muidugi kirjas, et sa tahad ainult kolma. Aga ma olen nüüd selle läbi sõrmeda vaadates, see on nii väga suur projekt.
see populaarsetest ilmastest kõigist ära mitte. Kui läks see kohvi. Ma näen. Kus? Proovisid ka. Tiiva läks. Tuled oma auto. See oli meeldimine saada. Minule meeldis, loodetavasti meeldis ka teile. Peab meeldima. Võtaksin hetke, et teha üks suur aplaus poisile, ei mis poisile, mehele, kes pani tunde seda videot kokku, Gert Paide. Ja järgmiseks tuleb siis õpetajate etlaste, aga palun. Me oleme tegelikult kusagil 1987. aastast alates rääkinud koolimaja juurdeehitus. Mina olen siin majas näinud umbes 8 projekti. See juurdeehitus pidi tulema siiapoole, sinnapoole, siiapoole, peale, alla, kuhu iganes. Ja nüüd me oleme siis aastas 2012 ja jälle on see jutt õhus. Jälle tuleb midagi. Nüüd me tahaksimegi teile natukese näidata seda, mida me oleme siin aastate jooksul näinud ja läbi elanud.
12 veebruar, õpetajate anda väga kaitsva kinnitusel. Näeme, mis neil on. Et teie päev veel paremaks muutuks, on see teie 13. klassi lohikud. Järgmisena tuleb ka üks tantsukava 12. A poolt. Ma ei tea, kas me küll õpetajate püramiidi suudame ületada, aga eks me näeme.